Tere, Ivar! Tere, Elika! Ja loomulikult tervitame siit kõiki meie kuulajaid ja vaatajaid oma 166. episoodil. 166 on ikka päris palju. Ja ütleme niimoodi, et kõik on ju läinud plaanipäraselt. On vist 2 korda läinud mitteplaanipäraselt, aga tegelikult tagantjärgi vaadates oli mingisuguse suurema plaani hüvanguks pidid asjad minema nii, nagu pidid. Ka praegu, kusjuures, kui sa seda osa kuulad, siis me tegelikult pidime olema stuudios ja koos külalisega, aga asjad lihtsalt elus juhtuvad vahel. Nii et siis me ei ole seal täna seekord veel, aga võib-olla juba järgmine kord oleme. Ei tea, plaanipäraselt oleme küll teinud siin 5 aastat juba seda asja. Ja siit sellest tegelikult meie eilsest väiksest muudatusest nii-öelda siis perfektses plaanis tekkis siis ka idee ju veidikene rääkida sellest plaanimisest, kui need ei õnnestu, mis on need mõtted, uskumused, emotsioonid sellega seoses, et oleks põnev ju arutada. Ma arvan, et see teema kindlasti võiks paljusid kõnetada ja võib-olla on ka paljudes tekitanud sellist võib-olla süü- ja häbitunnet ja olnud ka võib-olla üks suuremaid põhjuseid, miks paljud plaanid ei õnnestu ja lüüakse käega enne, kui juba nii-öelda oleks üldse seda vaja teha. Ja ma arvan, et igapäevaelus organisatsioonides on ju palju erinevaid plaane. Ja jälle lugesin küll pealkirja esialgu ainult, aga jälle oli üks uuring, mis kinnitas seda sama asja, mida vanasemad uuringud on üle maailma kinnitanud, et 75–80% muudatustest ebaõnnestuvad. Ehk et ka just, et on mingisugune plaan, aga selle plaani järgi ei lähe. Et eks see ebaõnnestumisega tituleerimine selle muudatuse mitte plaanipäraselt minek on muidugi omaette küsimus, et kas me nimetame seda ebaõnnestumiseks või me ei peaks seda ebaõnnestumiseks nimetama, aga mõte jääb nagu samaks, et asjad ei lähe plaani järgi. Et me oleme eelnevates episoodides, ma arvan, niimoodi pisteliselt puudutanud seda teemat, aga sel korral siis jah, mõte, et võtaks nagu kuidagi süsteemselt selle läbi, et mis meie sees toimub, miks me üldse tahame neid plaane selliselt miks me jääme neisse kinni, et me tahame, et nad oleksid sellised, nagu me oleme neid mingisuguses oma ideaalis näinud. Ja ütleme niimoodi, et võib-olla esimese kohana, mis mul tuleks välja, on ju see, et palju ju ka on seda õpetust, et kuidas siis saavutada oma eesmärgid ja viia ellu plaanid. Ja on ka rida inimesi, kes siis tegelikult ütlevad, et kui õnnestunud nad nii-öelda on, et loovad sellise võib-olla kuvandi inimestele ja meile kõigile, et asjad on võimalik panna tööle ja teha neid niimoodi, nagu sa oled plaaninud. Ja ega me tegelikult ju täna 100% ei teagi, et inimesed ju räägivad igasuguseid lugusid, on ju, ja kas siis see kõik, mida õpetatakse ja räägitakse, on 100% tõde. Ja selle õpetamisega tuleb kohe meelde, et ega meile õpetatakse ka ju kooli ajal, et on mingisugune asi, mis on õige ja mingisugune asi, mis on vale. Ja asi peab olema õige, kui ta ei ole õige, siis sinu hinne langeb. Et me oleme kuidagi maast madalast saanud selle, et mis on õige ja mis on vale. Ja plaan justkui ka, plaani järgi mitteminek on vale ja plaani järgi minek on õige. Ehk et joonte järgi nagu minek on õige ja joonest väljapoole kaldumine on vale. Me oleme algusest peale, esimesest episoodist peale selles podcastis ka silmas pidanud seda, et meil ei ole mingit tohutut plaani. Jah, nüüd selle loo ajal me oleme võtnud teemasid natukene enda jaoks läbi mõtestanud enne, aga tavaliselt need jõuavad ka hoopis teise kohta, kui me algselt võib-olla olime mõlemad ette valmistanud seda. Nii et mida rohkem me samastume oma plaanidega, seda keerulisem on meil elus nagu toime ka tulla, seda rohkem on meile haavatavust, sest et elu väga ei huvita seda, et mida Ivar või Reelika või keegi teine arvab, et mismoodi see peaks olema. Et elu on täpselt nii, nagu ta on, et see on selline inimliku mõttemaailma nagu piiratuse kohta, et on asjad, mis on õiged ja valed ja mis on plaanipärased ja mitte plaanipärased. Aga elu on oluliselt laiem kui plaanid või õiged ja valed vastused.
ja võib ka nagu mina võin omast kogemusest rääkida, see puudutab nii otsuseid kui ka tegelikult plaane. Et kui me ütleme, et see on nagu justkui vale otsus, vale plaan, siis on neid juhtumeid küll, kus ta viib tegelikult väga hea ja nii-öelda parima tulemuseni versus see, kui see plaan on õige või otsus on õige, siis see nii-öelda lõpptulem ei pruugi üldse olla no nii parim versioon on ju, et ja ma olen nõus, et väga sageli me oma sellise ütleme niimoodi kogemuspõhisest planeerimisest ei jõua tegelikult parima ja võib-olla meid kõige enam toimiva tulemini. Et see on nagu nii-öelda selline minu jaoks täna koos loomine eluga, mitte elu kontrollimine on ju, et sellest tuleb nagu kenasti aru saada. Et kui sa selle õppetunni elus kätte saad, siis ma arvan, läheb edasi palju paremaks. See ei tähenda seda, et sa enam ei ole sihipärane või sa ei tegutse ja ei võta vastutust ja kohustusi oma tegude eest. Ei, see ei ole ka kindlasti nagu tõde. Aga võib-olla selle kontrolli koht on see, et asjad peavad minema nii nagu plaan ja kui nad ei lähe, siis on tagajärjed, halb enesetunne, lootusetus, võib-olla isegi vaata, et suur takistus, et sa kaotad selle soovi edasi astuda, mida ma olen palju nagu näinud. Asjad ei läinud nii, lükkan nagu nii-öelda nurka, et minu arust see kõige suurem resultaat või tagajärg on sellel see. Jah, ma arvan, et siin on ka 3 erinevat asja, et üks on plaan, siis on eesmärk ja siis on identiteet. Et tihti, kui plaanid ei lähe nii, nagu me tahaksime, et nad läheksid, siis me enda meelest hakkame kaitsma seda eesmärki, mille nimel plaanid olid siis tehtud. Aga seal on üks osa, mis meil jääb tähelepanuta, on see identiteet. Ehk et me kaitseme selle plaanide mitteõnnestumisega, hakkame süüdistama kõiki muid asju, meie emotsioonidesse võiks veel minna süvitsi. Aga me hakkame kaitsma seda oma identiteeti, et mingisugust illusiooni sellest, et meil on mingi teadmine, asi on kontrolli all ja et me juhime midagi. Juhtimine ka täiesti illusioon, et me midagi juhime või korraldame või suuname või kontrollime või jagame mingisugust väärtust või et see kõik plaani mitterealiseerumisel need illusioonid hakkavad murenema. Ja see tekitabki selle tunde, et oot, aga võib-olla ma ei ole kõige, võib-olla ma siis ei teadnudki kõike, võib-olla kas ma üldse olen piisavalt hea. Ehk et see, mida me kaitsma hakkame nende plaanide osas, on meie enda identiteet ja see on midagi, mis töö kontekstis täpselt samamoodi ju töötab, et me arvame, et me kaitseme eesmärke, mille nimel need plaanid on tehtud, aga tegelikult me kaitseme seda iseenda identiteeti, et kui väärtuslik ja vajalik ma ikkagi nüüd siis olen. Ja ma olen sellega täiesti nagu nii-öelda päri on ju ja seda näeb ka tegelikult väga sageli. Et tegelikult on see enda kaitsmine rohkem kui võib-olla asjalik ja asjakohane nagu nii-öelda teema arutles nendel asjadel, et mis tehtud, mis tegemata, mis otsused seal vahepeal tegid, sest mul on ju iga eesmärgi nii-öelda siis saavutamise teekonnal on rida otsuseid, mida me langetame, on ju. Ja mõnikord, et seda eesmärki saavutada, me jätame otsuseid langetamata või siis oleme nagu nii-öelda üldse otsustame neid teise kohta vaata, et seda tuleb lihtsalt nagu nii-öelda arvestada. Jah, ja ma toon järgmiseks nagu kolmiku, et meil on alati selline isiklik, selline, seda võiks nimetada südametunnistus, tõlgitakse seda, aga see päris ei ole, kui ei ole eesti keeles südametunnistus on teine asi. Aga ütleme, meil on selline isiklik selline vajadus kuuluda kuhugi või olla nagu aktsepteeritud oma isiklikul tasandil, me peame nagu asju õigeks ja valeks. Siis meil on selline grupi nagu selline vaimsus või grupi arusaame, mis on siis organisatsioon või perekonna kontekstis on siis perekond on ju. Ja siis on selline midagi, mis on suurem kõigest sellest. Ja ehk et see isiklik grupp ja midagi, ma ei tea, universumi tasand või ma ei tea, mingi selline suuremad jõud, mida me ei saa nagu juhtida. Et me sipleme oma plaanidega sellise isikliku ja võib-olla sellise kollektiivse tasandi juures. Aga kuna meil vaimsus kui selline meie kultuuriruumis nagu puudub või see on väga nõrk, miks meil muidu vaimse tervise kriis on, et meil puudub nagu ühendus sellise suurema vaimsusega või suurema nagu ühendusega, millega me ei saa aru, et on alati mingisugused suuremad jõud,
ja ma ei pea silmas siis, ma ei tea, jumalat taevas pilvepiiri peal istumas pika habemega, on ju. Aga et meil on alati mingisugune suurem jõud, mis on oluliselt olulisem kui organisatsiooni või inimese üksikisiku soov, vajadus ja plaan asju teha. Ja kuniks me ei aktsepteeri seda või ei võta seda omaks või üritame selle vastu nagu võideldes, seda rohkem kogu aeg nagu kannatame ka. Et okei, kui praegu on selline aeg, siis on selline aeg, et ka see võitlemine kuidagi nagu aitab, et kui Siil udus multifilmis, et ta jõudis oma sinna sihtkohta peale seda, kui ta lihtsalt alistus sellele jõevoolule, mis hetkel seal oli. Enne seal oli paaniliselt udus ja otsis väljapääsu udust ja oli hirmunud kõikidest hobustest ja puulehtedest, mis langesid, on ja kui ühel hetkel ta lihtsalt viskas pikali sinna selle jõe peale ja siis jõgi kandis ta sinna karu juurde, kelle juurde teda minemas oli, on ju, et alati on midagi suuremat, mis meid kannab, mis iganes plaan meil siis on. Ja kuniks me seda omaks ei võta või kuniks me seda ei hakka nagu jah, aktsepteerima, siis senikaua kannatamegi edasi. Ja, et eks me seda ju näeme ka ja ma olen ka sellesse päris mitu korda ära eksinud, et isegi kui sa oled endas mingil hetkel selle totaalse usalduse nii-öelda saanud, nimetame niimoodi teadmises, et sa ei ole siin üksinda, vaid koos loomes kõigega, mis on, nimetame siis seda kõrgemaks jõuks, siis kui sa satud nii-öelda kuhugile nii-öelda keskkondadesse, olukordadesse, kus kohas ei usutaksegi, et sa teed seda siin inimlikul tasandil ja kogu jõud, mis sul ongi seesama jõud, siis eks ta jah, teeb endas ka selle kannatamatuse toob välja, on ju, sul tuleb selline soov suruma hakata, pressima hakata, parandama, mida iganes korda tegema, et igal juhul see plaan nii-öelda õnnestuks, sest sul ei ole lihtsalt usaldust. Ja kui ma ennast sellest kohast tagasi kutsun ja jälle olen nagu kohalolu olemises ja teen seda nagu nii-öelda enda sees seda lahtilaskmist, siis kuidagi sa näed, et mingid asjad hakkavad nagu paika loksuma. See ei tähenda jällegi, et sa ei tee mitte midagi, ikka sa teed. Ikkagi sa toimetad, aga sa toimetad sellisest nagu nimetame väekohast enda sees, mitte sellest kohast, et midagi valesti, pahasti, halvasti. Ja sa pead ilmtingimata kogu oma jõu ära kulutama, vaid teades, et sa oled täpselt juhatatud ja õiges kohas ja teed täpselt seda, mis vaja on ja kõik õnnestubki suurepäraselt. Ja kui see ei pidanud sellel hetkel õnnestuma, siis täpselt see on jällegi millekski hea. Aga see on jällegi nagu minu meelest, minu jaoks täna niisugune mindseti ja uskumuste treening olnud tugevalt, sest ma uskusin teistpidi enne. Ma uskusin ka siiralt seda, et plaanid nagu nii-öelda ei täitu, et milleks neid üldse teha, mis pani mind mingil hetkel selle kohta, ma üldse ei teinud plaane. Üldse ei seadnud eesmärki, aga see ei peaks ka nii olema, selles mõttes, et väike plaan ja siht ja eesmärk on igatepidi tervislik. Lihtsalt küsimus on see meie sisemine nagu nii-öelda siis nimetame niimoodi energia, ja et kuidas ma seda siis ellu nii-öelda luban või ma seda surun ellu, on ju, et võib-olla see oleks kõige parem nagu niimoodi välja tuua. Jah, sest et me oleme korraga vaimsed olendid ja kahe jalaga maa peal, ehk et meil on seda materiaalset pragmaatilist osa vaja ja meil on ka seda vaimsuse osa vaja. Ja see, mida ma arvan, meie oma podcastiga siin tasapisi kogu aeg iga osakaupa toome, et me tuletaks meelde ka seda vaimsuse osa, et organisatsioonide maailmas kipume hästi palju selle intellekti, sellise pragmaatilisuse ja materiaalsuse peale nagu kalduma, aga see teine jääb nagu kõrvale ja siis sellega tegele kuskil nagu mujal. Aga need kaks asja, ma arvan, ühenduvad aina rohkem ja rohkem. Ja sest masinad juba saavad seal pragmaatilise ja materiaalse osa nagu üle võtta, et inimene peab rohkem saama ka selle osaga kontakti. Et ma arvan, et see on nagu ka loomulik teekond, kuhu me nagu liigume. Sa tõid sisse on must hea pointi, et kui nüüd plaan ei õnnestu, et siis hakkame tegema uut plaani. Et ütleme selline klassikaline organisatsiooni nagu lähenemine, et ei õnnestu, võtame siis uue plaani. Võib-olla teeme mingid retro arutelu, et miks eelmine ei õnnestu, aga üks väga oluline etapp jääb vahele on tegelikkuse aktsepteerimine. Kuniks me ei aktsepteeri seda, mismoodi on, siis me ei saa minna edasi. Ehk võib-olla me analüüsime, mis minevikus oleks võinud teistmoodi olla, mis tulevikus võiks teistmoodi olla, aga me ei võta nagu kuidagi sügaval tasemel omaks seda, et okei, aga asjad praegu on nii, nagu nad on. Sest see kuidagi organisatsiooni maailmas tundub, et aga siis me ju sureme ära.
konkurents võtab meid üle, kui me lihtsalt aktsepteerime seda, mis täna on. Ehk et kuidas leida see tasakaal selle vahel, et ma aktsepteerin seda tegelikkust, aga samal ajal ma ka lükkan takka oma nagu nägemust. Ja ma arvan, et see ongi see kunst, et kuidas leida seda tasakaalu selle vahel, et võtta vastu see, mismoodi asjad on ja mõjutada ise või proovida nihutada selliselt, et asjad muutuksid. Täna me oleme väga palju kaldu selles, et me tahame kogu aeg nagu mõjutada, teeme uue tegevusplaani ja uue nagu uue action plan'i on ju sõna otseses mõttes, et aga see teine pool jääb nagu puudu. Ja võib-olla see, mis mind on elu õpetanud tänaseks, on see, et kõik, mis on perfektne. Ta täpselt nii peabki nagu nii-öelda olema. Ja sellest kohast tegelikult, seda oli valus kuidagi nagu võib-olla vastu võtta, on ju. See on sama see pettumuse lugu seal taga, et meil kõigil on soove, unistusi, pettumusi just sellest kohast, et ma arvan, et me loome plaane ja eesmärk, et midagi on puudu ja midagi ei ole. ja see loob, ma arvan, ka kõik need ootused, pettumused ja nii edasi, et nii kaua, kuni sa tegelikult jõuad sellesse kohta, et kui see juba on olemas, jah, see, mida sa soovid, see juba nagu nii-öelda ta on. Nüüd on nagu tükk küsimus selles, et kuidas see siis nagu nii-öelda realiseeruks ja võib-olla isegi kuidas kiirendada seda, sellepärast, et see lood seda juba kindluse kohast, et see nagu nii-öelda eksisteerib. See on nagu täiesti teine vaade. Ja ma arvan, et ettevõtete koha peal ongi seesama, et teeme järgmine uue plaani, see ei toiminud ja mida tegelikult võib-olla välditakse, on eksimusi. Ei taheta nagu justkui korrata, et me ei kordaks jumala eest, et siis me peame nagu kogu aeg meelest pidama, mis läks, aga minu vaates on see, et kui me kogu seda meelest peame, siis me loome samasugust olukorda uuesti ja uuesti. Ehk et me seda lugu ju räägime, siis läks nii ja et seda ei juhtuks ja see sama muster kuidagi ja siis sa vaatad aasta pärast jälle samasugune olukord. Ülla. Ja, mis asi see eksimus üldsegi on? Et ka seda vaadata, et eksimus on midagi, mis on siis kellegi plaanide järgi mitteminek, sinu enda või kellegi teise plaanide järgi mitteminek. Ehk et jälle, meil on mingisugune lugu, ehk et millele me siis reageerime, aga me ei reageeri sellele olukorrale, vaid sellele tähendusele, mis me sellele anname. Et me reageerime sellele, et see on eksimus või see on valesti tehtud. Võtame sirgjoone. Sirgjoon looduses ei eksisteeri sirgjoon. See eksisteerib ainult inimese poolt loodud nagu maailmas. Meile tundub, et asjad on sirged, aga ma hakkan vahelt lähemalt vaatama, ei ole ühtegi sirgjoonelist asja looduses. Et kõik asjad on natukese mingisuguse vibraga. Aga inimene loob mingi sirgjoone, mille vastu saab siis nagu eksida. Aga see eksimise kontseptsioon üleüldse. Ja see oli hästi hea pointi enne, et kui plaan tekib üldse sellest, et juba ei ole okei. Ehk et juba on eksitud mingisuguste asjade vastu justkui. Ja see nüüd paneb küll nagu pea plahvatama, ma arvan, mitmetel kuulajatel siin, et aga kuidas siis üldse edasi saab elus liikuda, kuidas üldse seda tööd ja äri saab teha, kuidas siis majanduskasvu nimel saab toimetada? Kui me ei vaata seda, mis võiks olla parem. No jaa, küsimus polegi nagu, siin ongi jällegi üks reaalsus, kuidas elada ongi niimoodi, et natuke paremaks kogu aeg. Aga on veel vaateid. Ega mul oli ka samamoodi, panin kogu aegu põlema, sest ma olin harjunud niimoodi, ma olin õppinud niimoodi ja see oli kontseptsioon, mille ma olin väga selgeks saanud. Ja teine oligi vastuvõtmatu, arusaamatu, nii kaua kuni ma seda siis nagu ikkagi rohkem uurisin ja seda lähemalt nagu tutvusin, et see ongi nagu justkui täiesti teine toimimise koht, teine toimimise olend, et tõenäoliselt kui sa saamad minna ja hakata praegu olemasolevas keskkonnas praktiseerima, siis ei ole ka sellele edu vaata, et see ongi väga tugev sisemine töö, mis ei ole lihtne sisemine töö, sellepärast, et ise enda uskumuste ja faktidega, mida sa reaalsusest näed, pole mõtet võidelda, et see ongi selline järjepidev nagu nii-öelda õppimine ja kinnitamine, et see on täpselt sama, et kui mina näiteks täna tulen ümber oma uskumusest, et plaanid kunagi ei õnnestu ja ei täitu, elu tuleb vahele, siis iga kord, kui plaanid ei õnnestu, ma kutsun endale või räägin endale, alguses ma hakkasin seda rääkima selliselt, et elu tuleb vahele ja aga mul on väga hea võime taastada kiiresti.
Täna ma räägin endale loogiline, et kõik mu plaanid ja eesmärgid alati õnnestuvad. See on uus uskumus, kuhu ma tahan jõuda, mida ma tahan reaalsuses näha, seepärast ma saan aru, ma ei näe mitte midagi enne, kui ma seda uskuma hakanud. Kui ma tahan muuta seda, mida ma näen, ma pean lihtsalt hakkama midagi teistmoodi lihtsalt ka mõtlema ja see on raske, see ei ole mingi lihtne tegu, et loogiline mul vahepeal läheb ikkagi täiesti, see ei ole tõde, võitled iseenda sees, aga uskumuste muutumine juba niimoodi kord käib, ja see ongi sisemiselt vastuvõtmine, me oleme tegelikult palju vähekamad ja palju võimekamad, kui me endale lubame seda nagu näha ja uskuda ja seal me siis ettevõtetes väga sageli seda ebapiisavuse mängu mängime. Ja midagi on puudu, midagi ei ole, tuleb parandada, aga kõigil on sellest mängust juba tegelikult veits kopp ees nagu näha. Noh, ega meil muidu ei oleks majanduskasvu mudeleid ja kapitalismi, kui meil ei oleks puuduse teadvust või puuduse tunnetust. Kogu aeg peab olema midagi rohkem. Ühe juustupitsast peab olema saanud 5 juustupitsa ja või varsti on 7 juustu, et ikka oleks veel rohkem ja rohkem ja rohkem, on ju, aga teisiti veel ei oska ka, et selles mõttes siin ei olegi nagu ühtegi head lahendust, aga siin ongi samm-sammult eksperimenteerida, nagu sa ütlesidki, vaimsust sisse tuua, minna hakata vaatama neid mustreid, uurima, mis veel võimalik on, et kuidas veel vaadatakse asju. Et väga sageli, nii kui keegi mõtleb teistmoodi, siis esimene asi, mida me tahame välja lükata, mõtleb mingi voodoo. Aga võib-olla mõtleks, võib-olla vaataks ka, mis point seal taga nagu nii-öelda on, kui sa oled nagu ise uudisimulik, siis tegelikult hakkab sind see idee samamoodi juhatama. Aga mängime korra selle ideega, et mismoodi siis teistmoodi saab. Et nagu sa ütlesid ka, et teed ikkagi ju plaane elus. Muidugi. Ja ma arvan, et see ei tähenda seda, et me ei tee nüüd plaane, et need on mõttetud ja nii edasi, et me teeme ikkagi, aga me ei nagu klammerdu nendesse või me suudame rahulikult nagu need eluga toime tulla ka siis, kui asjad ei lähe selliselt, nagu me oleme algselt mõelnud ja siis vastavalt sellele teeme nagu järgmise plaani, et jällegi, et me ei reageeri olukorrale ja ürita seda olukorda nagu kontrolli alla saada, mis on valdavalt juhtimiskoosolekud tegelevad olukordade kontrolli alla saamisega. Aga mis tähenduse me anname sellele, et asi nagu muutus, mis me siit järgmisest sammust saame teha, et kui me ei kaitse oma neid eesmärke, mis ongi eespool ja mingi märk seal on ju, et kui me ei kaitse seda mingit illusiooni seal mingisugusest ilusast tulevikust, siis meil tekib rohkem valikuvõimalusi. Ei ole nagu klammerdunud nagu klappidega hobune selle eesmärgi suunas ja siis teeme uue plaani, paneme uue eesmärgi, mis mitte kuhugi kunagi ei jõua. Seesama porgand on seal eesli ees kogu aeg ja majandus kasvab, kui kasvab ja töö käib, on ju, aga et tegelikult me ei jõua eesmärgi suunas ju mitte kunagi, aga et kui me igas hetkes teame, et me saame valida uuesti, siis see annab meil närvisüsteemi, meie närvisüsteem rahuneb maha. Et kui meil on plaanid ja eesmärgid, mis ei lähe selles suunas, siis kehas automaatselt käivitub selline ellujäämismehhanism. Selline, ma ei tea, pinge kõhus või lõugades või kuskil nagu kätes tahaks nagu tegutsema hakata, ja see ellujäämismehhanism sellele identiteedile, mis me oleme endale ehitanud selle illusiooni pealt, et me saame asju kontrollida ja inimene on kuidagi oluline, kes saab kontrollida endast suuremat organisatsiooni ja organisatsioon on suurem enda meelest kogu sellest üldisest teadvusest, aga ei ole. Et kui me nagu ennast tähtsustame vähem, siis ja enda tehtud plaane vähem, siis lihtsalt meie enda elu on rahulikum. See tähendab, et me ei liigu elus edasi, aga meie valikuvõimalused ja rahulikult valikute tegemise võimalused on lihtsalt oluliselt laiemad ja see elu on oluliselt nauditavam, kui koosolekule teha uusi plaane. Ja ütleme nii, et eks mingitel hetkedel tõesti on hea need plaanid korraks ka nagu nii-öelda võib-olla mitte nii palju uut, võttagi see reegel, et 80-20, 80 sellele, mis on ära teha tegevusi, sest et tegelikult see main asi, või mina näen, on ikkagi selles, et ei tehta neid tegevusi, mis tegelikult on rutiinsed, sest kogu tahetakse midagi uut, ja selle seda planeerimine nagu näitabki. Aga edu võti täna on ikkagi teatavate rutiinide järjepidev tegemine, seesama nagu me sinuga saame nädalast nädalasse, kuust kuusse mitmeid aastaid kokku. Isegi kui võib-olla meil ei õnnestu sellel hetkel, sellel kuupool see
sellises nii-öelda sisus teha või formaadis teha, nagu me oleme mõelnud, siis me teame, et see podcast toimub nii, et ja tegelikult toimubki. Ja meil ei ole tegelikult olnud isegi ühe korra päeva viivitus olnud, mis on ka okei, aga me ei ole olnud kinni, meil on nagu mõlemal see, kuule, kui õnnestu, olgu uud, siis teeme mingi teise hetke, aga me teame, et see podcast toimub, selles mõttes, et siin ei ole kahtlust selle. Jah, ja ma arvan, et ongi see valikuvabadus, sest et me ei tee seda mingisugusest, see mulle tundub, et siin ei ole nagu hirmu, sest väga tihti organisatsioonides on, kui me hakkame sügavalt vaatama, siis asjade taga on hirm. Et hirm kaotada midagi, hirm mitte olla miski ja nii edasi. Aga meil ei ole siin mitte mingisugust nagu hirmu mitte millegi osas. Meil ei ole nagu otseselt nagu eesmärki peale selle, et nagu nautida omavahel vestlemist ja arutamist ja juhuslikult on tuhanded inimesed aastate jooksul hakanud neid kuulama. Aga meil ei ole hirmu nagu kaotada, meil ei ole hirmu, ma ei näe mitte kübeltki hirmu meie selle tegemise juures siin. Siis meil ongi nagu ka valik, et me ei karda, issand, mingi inimesed ootavad, et neljapäeva hommikul kell 8 oleks podcast üleval. Suure tõenäosusega ei oota keegi neljapäeva hommikul kell 8 ja nad kuulavad seda siis, kui kuulavad, kui üldse tahavad kuulata. Et ma arvan, et see eristab võib-olla seda meie tegemist siin ja sellist võib-olla klassikalisest organisatsiooni, kus on väga paljude inimeste hirmud kokku tulnud ja hirmud hakkavad koos nagu elama mingisugust oma elu seal, et see hirm saab nagu oma olendiks. Ja siin tekib alati nagu nii-öelda see küsimus, et kas tegemist on siis hirmu või siis ikkagi edasi liikuva nagu jõuga ja väega, et seda sa tegelikult tunned ära ja mida rohkem sa ennast oled õppinud tundma, sa saad aru sellest sisemisest tundest, mis on siis see hirmutunne või mis on siis see pettumus või mis on siis häbi ja kui sa oskad ta ära nimetada, siis tegelikult tal ei ole su üle võimu ja sa teed järgmise nagu julge sammu. See on olnud kogu see, kuidas ma ütlen, siis selline hea külg kogu selles enesekasvu ja arengu tees. Ja kas ta on tulnud lihtsalt, ma arvan vist 10 korda, et kui vaimne kasv on kerge, siis ilma pisarate, ilma pettumusteta, ilma erinevate kihtide, siis see on lihtsalt võib-olla mingi vaimne spa. Et päris tõeliselt ta ikkagi on raske, sa tõesti puutud kokku oma uhkumuste, erinevate uskumuste, veendumuste, tähtsuse tunde, ülbusega ja sa näed neid kohti läbi ja loogiline, et sul valus neid tagasi vaadata ja kõik need asja, aga see õpetab sulle väga selgelt, sa õpid ikkagi ennast vastu võtma ja pärast seda sa ei ole tegelikult enam mõjutatav välistest asjadest ja siit tekibki see järgmine võime luua siis elu nii, nagu sulle endale kõige meeldivam on ja loogiline, et sa ei trakerdu sinna külge, nagu me oleme rääkinud, et sa tegelikult ikkagi tead, et elus on sinu jaoks kõik hea ja sinna jõuda on omaette töö, et usukuda, et kõik ongi hästi. Ega see vaimne areng ei pea nüüd olema mingi vaimsete arengute koolituste raames, et seesama plaanide mitte realiseerumine on samasugune vaimse arengu teekond, sest et need sellised sekundaarsed emotsioonid, mida siis terapeutide keeles sekundaarsed emotsioonid, need pingmised emotsioonid, mida ma nagu näen, et mis nagu näiteks tekib, kui asjad ei lähe plaanipäraselt, ma ei tea, ärritus või süüdistamine või viha, et need kaitsevad lihtsalt neid primaarseid või nagu sügavamat tunnet, ma ei tea, abitust või jõuetust või väärtusetustunnet või nähtamatust, aga see abitus ja jõuetus on väga tihti see, mida need emotsioonid nagu kaitsevad ja võttagi seda plaanide mitte realiseerumist võimalusena vaadata enda sellele osale otsa, mis tunneb ennast abituna, jõuetuna, väärtusetuna ja hakata iseendale pakkuma seda abi, väärtustada iseennast, märgata seda, et mul tegelikult on seda jõudu, sest et see abitus, jõuetus, väärtusetus, see tuleb meie suhtest oma lapsevanematega kuskil väga esimestes elukuudes või esimestes eluaastates. Ja see haav lööb nagu üles siis, mul oli plaan siia ellu tulla, et mu vanemad on kõik minu jaoks ja teevad kõik minu jaoks. Aga nüüd elul olid teised plaanid, nad ei olegi minu jaoks olemas, on haiged või vaatavad mobiiltelefoni või on tööl.
ja siis see jääb sellesse lapsesse sisse, kuni ta ühel hetkel on 40 ja on tööl ja asjad ei lähe plaani järgi ja siis ta on vihane selle peale või ärritunud või lapsed ei tee kodus nii, nagu tema tahab ja siis see vana haav lööb sealt ülesse ja see ongi see võimalus nüüd vaimse arengu kontekstis vaadata seda, et okei, aga kust see pärit on? Mida ma saan teha selleks, et seda lahendada? Et kuidas ma saan, kas ma päriselt olen abitu, on ju? Aga kui ma olen, mis abi ma vajan? Ehk et see on meie selline siseme laps on meie sees, kellele meil on alati võimalik pakkuda seda, mida ta oleks kunagi vajanud. Ja on see mingid, ma ei tea, füüsilisel tasandil midagi teha või emotsionaalselt lihtsalt rääkida iseenda selle osaga, et kõik on hästi. Sa oled väga vajalik, sa oled väga nähtav, sa oled väga hoitud ja armastatud. Ja ütleme, vaimne ju selline kasv või ütleme ka hingekasv on kõik see hüljatus on ju, mida me kogeme. Mul on midagi viga tunne ja see on hästi primaarne võib-olla tunne ja seda on hästi, kuidas ma ütlen, palju, mida mina olen kogenud, et seesama, et midagi on puudu, midagi on valesti, on ikkagi kõik sellest samast mustrist, mul on midagi viga. Aga sinna nagu nii-öelda jõuda, et sa selle endas nagu üles leiad ja teadvustad ja saad nagu öelda, et tegelikult mul on kõik super hästi ja mul ei ole ühtegi viga, ma olen imeline täpselt sellisena, nagu ma olen. See on tee. Mõnel on see tõenäoliselt kiiresti, et ma ei ütlegi, et see peaks olema aastaid kestev. Aga selle koha peal ma arvan, ei ole sellist aega. See on teadlikkus kõik. Ja teadlikkusel ei ole aega. Sa ei saa panna ühtegi teadlikkust aega. Just. No see on juba omaette teema, kas aeg, milline, mis asi see aeg on ja seda võiks nagu omaette veel arutada ühel hetkel, et see on ka üks selline plaan, aeg on samamoodi selline plaani nagu peegeldus. Aga sa ütlesid, et mis mul viga on ja mis mul nagu valesti on. See on üks osa inimkogemusest. Ehk et me tuleme siia, me sünnime, meid heidetakse välja keskkonnast, kus on väga mõnus soe, kus me ei pea ise süüa otsima ja kus on mõnus olla. Meid heidetakse sealt ühel hetkel välja, lihtsalt see on nagu elu loomulik protsess, et ühel hetkel igaüks sünnib. Ehk on ta on välja heidetud, temperatuur kukub 20 kraadi, helid võimenduvad, esimest korda pean hingama ja ühel hetkel sööma hakkama ja nii edasi. Ehk et kõik nagu, me olemegi justkui nagu läbi selle hüljatuse nagu tulnud, me oleme meie ema keha on hüljanud meid, on ju. Ehk et see on midagi, mida me tuleme nagu inimesena kogema. Ja kõik see peegeldneuronid, mida ka teadus täna suutnud on ju tõestada, kõik see, kuidas me vaatame oma vanemaid, kuidas me õpime selle kaudu tema pilku, kuidas ta vaatab mind, kas emal on säravad silmad või ta ei ole säravad silmad. Me kohe võtame selle automaatselt endasse, tal ei ole säravad silmad, mind vaadates tähendab, ma ei ole tema jaoks oluline. Kuigi emal võib-olla oli töömõte hoopis peas ja pole üldse nagu sellega seotud. Aga see on see, kuidas me lihtsalt nagu käsnad endasse võtame kogu seda infot. Alati asi meis on ju, et mitte nagu nii-öelda selle inimesele endal on mingid teemad, meis on kohe nagu tegelikult ei ole see tõde vaata. Ja ma mäletan, ma olin mingisugune põhikooli alguses või algklasside lõpus ja ma sõitsin koju bussiga, mina tulin varasemas bussipeatuses peale, ema tuli hilisemas ja ma nägin teda juba nagu seal bussipeatuses niimoodi aknast ja nägin, et ta oli nagu tõsise näoga. Ja mul läks pikk aega, ma mõtlesin seda, et nüüd ma tegin midagi valesti või kas midagi nagu juhtus või kas ema mu peale pahane on. Ja ühel hetkel ma küsisin ta käest, et kas sa oled pahane mu peale. Siis ütles, et ei, et ma olin täitsa nagu ühe töömõtte peale siin mõtlesin ja ära seda küll mõtle, et ma kuidagi sinu peale pahane olen, aga laps seostab selle ära. Isegi nii vana laps juba, kui on põhikooli alguses on ju, et ju siis seal taga on mingisugune trauma ja mingi lugu minul on ju ja kõikidel on omad mingid lood, kõigil on, kelle lapse peal olnud, on mingisugused lood, mis on kuhugi sügavale settinud, mis ongi need emotsioonid, mida me katame selliste ärrituvuse, vihaga ja meile plaanide mitterealiseerumine annab meile neid, see süü tundmine või häbi tundmine või süüdistamine, et teised ei teinud õigesti, et minu plaanid, see on sisuliselt laps räägib ootusest vanemale, aga vanem ei täida seda ootust. Ehk et see on see vaimne areng, mida me saame väga praktilisel tasandil iga päev teha tööl. Me ei pea minema tohututesse pikkadesse enesearengu programmidesse selleks, et see on igapäevane praktika, vaadata seda, et kus see on ja pakkuda iseendale seda abi, mida me siis oleksime vajanud.
ja ma pakun nüüd ka teistele, et selles mõttes see on ka võib-olla juhtimise puhul ilus, näiteks kui me täna juhtimise konteksti leiame, et selle asemel, et minna survestada, pressida, etteheiteid teha, arvustada, on sul tegelikult ka olemas teine võimalus, ja eks see on ka võib-olla olnud enda juhtimise teekonna peal üks keerukamaid, et jääda ikkagi sellisesse mõistmisesse, ja pigem olla see, kes nagu näeb võimalusi, julgustab ja toetab edasi, et ja seada enda jaoks nagu selged piirid, enda hästi ära kommunikeerida, et need on ka, ma arvan, oluline asi juhtimise puhul, et aga jällegi mitte niivõrd olla kinni selles lõpptulemis, usaldada nagu rohkem voogu ja pühendada nendele igapäevastele siis tegevustele, mis tegelikult aitavad sinna edasi viia, mitte panna jälle 10 erinevat varuplaani. Et mulle meeldib ühtepidi see mõte, et kui sul on ainult plaan A ja plaan B pole, siis sa niikuinii seda plaan A saavutad, et aga inimestel ongi see võib-olla huvitav koht, mul endal samamoodi, ma räägin seda ka endale ja mäletamiseks, et nii kui sul on plaan B, C ja D, et eks ta siis see ebakindlus ja need kaootilised teemad nagu jooksevadki sisse, et see on vähemalt minu kogemus, et kui plaan A, siis seal võivad olla erinevad rajad ja sa ei tea kunagi, millal see täpselt lõpuks nagu realiseerub 100%, aga sa oled teinud mingi 10 tegevust, tee neid julgelt ja naudi neid tehes ja ongi korras. Et mina võib-olla pühenduks üldse, et näha selline hea plaan üldse, nimetame nii, mis see plaan endast tähendab üldse, ja mis hetkel me selle plaani juurde jõuame, et mul praegu meenus selline hea, väga tuntud muudatuse juhtimise mudel nagu Atkar, ehk et seal see tegevusplaanid on kõige viimane samm üldse ja mis on tavaliselt see, mida siis tehakse, kõigepealt haktakse tegevusplaane tegema. Tegevusplaan on kõige viimane asi, mis mõnikord isegi ei ole vaja teha, sest et kõik on juba tegutsevad selle nimel. Et seal on siis nagu esimene samm on siis selline teadlikkus või selline visioon sellest, et kuhu poole ma tahan liikuda. Ja see ei ole siis see, et keegi, ma ei tea, räägib sulle, et see on see meie tulevik, kuhu me liigume ja võtame turuosa ja teeme seda. Vaid see on minu enda nagu visioon ka elus, mis on mu elus nagu point, mis ma ei tea, elu eesmärk on võib-olla pidulikult sõnastades on ju. Ja kas selle organisatsiooni oma kattub või kattub või kuidagi nagu liigub paralleelselt minu omaga. Et kas see on piisavalt inspireeriv minu jaoks, kas mina olen inspireeriv organisatsiooni jaoks, ehk et seal see visiooni osa. Siis on see teine osa, kas mul on piisavalt kirge ja tahet sellest nagu desire inglise keeles on ju. Et kas see on piisavalt olemas ja need 2 sammu on igasugusest plaanist või muutusest, mida me tahame teha 80%. Siis on järgmisena tekib siis see, et kas mul on piisavalt teadmisi ja oskusi, võib-olla mul on tahe on suur, visioon on suur ja ma pean natuke oskusi arendama selleks. Ma ei tea, tahan koolitajaks hakata, visioon on suur, mida ma tahan koolitada ja rääkida, kirg on suur, inimesed tahavad ka kuulda, aga oskusi ei ole, kuidas gruppi hallata näiteks on ju. Ja siis ka see, kas mul on võimekust, on mul üldse nagu, meil kõigil on mingid teatud ka nagu piirangud ja mingid teatud nagu lagi. Võib-olla alati ei ole ka, aga et ühesõnaga, et milline see minu võimekus on, kas mul on ressurssi selle jaoks. Ja siis ma saan hakata alles tegevusplaane tegema. Aga väga tihti me hakkame plaanidest pihta ehk tagantpoolt otsast ja siis tokivad valestardid, mida me nimetame ebaõnnestunud muudatuseks. Kui me hakkame valest otsast pihta, siis ebaõnnestubki ju. Et me ei saa hakata minna 12. klassi eksamile ja siis lootes saada 1. klassi sisse. Ehk et me ei saada 7-aastast riigieksamile on ju ja lootes, et ta siis saab aru asjadest. Me lähme etappi haaval. Ja mulle ka see meeldib 100 korraga vaade ja mulle meeldib ka see, et 1% nimetame siis sellist muutust iga päev. Et ma ka ei arva, et näiteks tegema suurte hüpatega. Esiteks ma ei usugi, et see kuidagi nagu, ütleme, kui sa tuled sealt täitsa nagu nii-öelda võib-olla algusest, kus sa oled nii-öelda programmeeritud ja soovid jõuda võib-olla sellise tugeva looja tasandisse. See oleks väga suur hüpe. Ma arvan, et see ongi selline samm-sammuline iga päev, igas olukorras väike transformatsioonikene. Vähem mina olen seda enda puhul niimoodi nagu näinud. Ma olen selles olukorda, mis on täna see, kus kohas mina saan. Ma ei muuda teisi, ma mõtlen, kuidas mina saan ise selles kohas nagu muutuda vaata. Et väga sage need on minu enda blokid ja triggerid, uskumused, kuidas ma usun, et asjad on, mismoodi ma näen, et asjad on. Et need on kõige sellisemad, mida ma saan siin ja praegu teha.
ma nüüd lähen peagi ligi 6 kuuks Brasiiliasse ja üks põhjus, miks ma sinna lähen, on just nimelt see teema, millest me täna siin räägime. Sest et seal plaanid on suhteliselt sellised kõikuvad nähtused. Nii nagu aeg kui selline on ka väga kõikuv nähtus ja ta ei ole selline täpne asi meil siin põhjamaises kliimas, kus on elus püsimiseks on vaja olla natukene täpsem. Aga ja esimesel 2 korral, kui ma seal käinud olen, hästi palju on selliseid nagu plaanide muutumisi olnud. Ja ma olen tabanud ennast sellest ärritusest. Et mis mõttes, meil oli selline plaan minna nüüd, ma ei tea, vanaema juurest minna nagu koju, aga nüüd sa ütled mulle, et me lähme ikkagi sõprade juurde ka. Ja teades seda, kuidas Brasiilia sõbrad kokku saavad, siis ei ole, et käime kergelt läbi, sest et alguses tervituse kallistusring kestab 1,5 tundi ja lahkumisring kestab 1,5 tundi, teemaarendus kestab ka 3 tundi. Ehk et ma tean, et kui me lähme koju sealt, et see ei juhtu vähemalt enne 4-5 tundi. Aga mul oli mingi teine plaan. Ja see on see, et kus me paneme ka ennast selleks, et arendada endas seda oskust plaanidega toime tulla ja plaanide mitte toimimisega toime tulla ja seda sama vaimset arengut, kus see nagu algselt on üles tulnud, siis on vaja ennast võib-olla panna meelega sellistesse situatsioonidesse, kus asjad nagu suure tõenäosusega ei lähe plaani järgi. Ja vaadata, kuidas ma sellest toime tulen, mis minu sees toimub, mis on nende esmaselt välja tulevate emotsioonide taga sellised sügavamad emotsioonid seal veel. Ja kust need omakorda tulevad, mida ma siin iseendaga sellega seoses teha, et kuidas ma saan inimesena kasvada ja areneda. Et võib-olla mõnikord on vaja ennast panna ka kuhugi teise situatsiooni, mis on täiesti uudne su jaoks. Ja kus sul ei ole väga palju võimalik planeerida ja settida asju. Nii et üks põhjusena, mida ma nüüd esimest korda endale võib-olla ka julgelt välja ütlen, on see, et just nimelt minna keskkonda, kus ma tean, et asjad hakkavad muutuma, ükskõik mis plaani sa teed. Aga vinge, ma usun kindlasti, et see annab palju nagu, kuidas ma ütlen, vabadust elus juurde. Mina olen tulnud sellisest kohast, kus kohas iga, kuidas ma ütlen, element küll kogu aeg muutuses. No eriti, kui sa oled lapsevanem ja sul on võib-olla suured tiimid ja asjad, siis see andis tohutu head toimetuleku ja kuidas ma ütlen, sellise võime kuidagi oma rütmi kiiresti tagasi minna. Kas ma ärritusin sellel teekonnal? Jaa. Ma vahel olin ja ma arvan, et ma nii-öelda siis lõingi endale uue kogemuse, kus kohast mitte midagi järsku ei toimunud, sest ma olin nii väsinud. Sest ma hakkasin kuidagi nagu mõtlema niimoodi, et miks ma kõike pean ja mul on nii palju kohustusi ja nii palju vastutust, keegi midagi nagu nii-öelda ei tee. Ja sellega ma lükkasin ennast tegelikult teistpidi nurka. Mida ma täna olen õppinud, on väga vinge see, et kui mul tuleb jookseb hästi palju asju kokku, ma ütlen, mul on täielik toimetulek kõigega. Sest et ma saan aru, et küllus ja jõukus ja võib-olla see tasand, kuidas mina oma elus soovin elada, on vastutus. See on vastutus minu enda nagu nii-öelda eest, vastutus sellest, kuidas ma mõtlen, kuidas ma tunnen, kuidas ma nagu nii-öelda tegutsen. Ja ma olen nõus, et visata või minna niisugustesse kohtadesse, mis ei ole sulle loomulikud ja mis sulle ärritust tekitavad, on tegelikult head võimalused. Ja nad tegelikult annavad sulle sinu juurest mingisuguse teadmise, mis liigutab sind jälle nagu nimetame niimoodi 1000 kilomeetrit edasi. Ja see on kihvt. Inimesed väga sageli jäävad nagu kinni, et mulle ei meeldi see, mulle ei sobi see, panevad mingi piiri. Seda on õpitud vist täna niimoodi. Piiridest, ma arvan, on jälle aru saadud omamoodi tore, et nad on tegelikult tulnud teadvusesse ja selles mõttes see kindlasti toetab. Aga piirid ei peaks meid kahjustama. Peaks andma meile võimalusi. Kui need piirid hakkavad sind inimestest ja olukordadest ja sündmustest ära lõikama, inimestest eemale panema, tegema seda, et need inimesed on halvad, pahad, whatever, siis tegelikult sa saad mingil hetkel selle kõik nagu tegi koormaga uuesti läbi kogeda. Et selles mõttes, et ma arvan, et meil ei peaks olema ühtegi inimest, keda me nagu heidime, nimetame niimoodi, või meil ei meeldi see inimene või meil ei sobi. Ja kas me nagu alati kõigiga koos peaksime toimima, see on omaette küsimus, aga meil ei peaks olema ühtegi nagu mingisugust triggerit kellegagi seos. Mina täna harjutan ennast ikka järjest enam, et võib-olla need inimesed, kes mul kõige rohkem liiga teinud, ma soovin neile kõige parem. Soovin, et neil isegi läheks paremini, kui mul endal läheb. Aga lihtsalt ma tunnen, et see on see, kuidas ma soovin, et on. Aitäh, et te olite, et te must midagi välja tõite.
No just, sest et see on, me tuleme siia seda vaimset arengut tegema, Jaa, siia maamunale, on ju. Et Kanadas on üks hõim, ma ei mäleta selle nime, kes näiteks, kui on selle hõimu liige kellegi poolt tapetud, siis see mõrvar võetakse selle hõimu liikmeks. Ehk et, sest et need kohad asenduvad. muidugi. Ja no see on lihtsalt kuidagi tuli meelde sul selle jutu raames, et kui keegi, kes kuidagi nagu sa tunned, et ta teeb liiga või ei tee plaani järgi, et minu plaan oli, et ta teeks mulle head, on ju, aga ta tegi midagi muud, on ju. Et siis ma nagu justkui nagu hakkan armastama seda agressorit või võtan ta nagu omaks, on ju. Ja siis muutub tema ka nagu inimeseks, kes kuhugi kuulub, sest et see plaanide mitterealiseerumine väga tihti käivitabki selle, et ma tahan, et asjad oleksid minu moodi, siis ma kuulun kuhugi. See on seesama see esimese tasandi, nagu see inimese tasandi vaade asjadele. Ma tahan kuhugi kuuluda, siis mul on turvaline, sest kambas ma olen turvaline, sest ma olen ikkagi karjaloomad, on ju. Kambas me oleme turvalises kohas. See turvatunne, mida me selle plaanidega loome, et kuhugi kuuluks. Nii et ka siis, kui keegi meile justkui on teinud nagu halba, jälle see hea halba on inimese tasand, aga või inimese mõtlemise tasand, et siis võtame selle halva justkui nagu vastu, sest et see tegelikult ei ole halb, see on midagi, mis meis aitas midagi muud näha, on ju, asendas mingisuguse vana loo. Ja vaata, sa oled ise ka seda palju toonud ja ma arvan, see on üks ilus uskumus, mis mind on ka toetanud. Vahel meil vaadatakse, et ma olen kosmosest kukkunud, aga mul on fine see, et tegelikult kõik on minu jaoks. Miski ei ole minu vastu. Ja kui sa näed, et kõik on sinu jaoks, nimetame, et siis kes usub Jumalasse või millegisse iganes kõrgemasse, siis ta saab aru, et kõik on jumalik, et kõik on mu teele pandud just selle sama kohaga, et ma märkaksin seda kohta endast, sest see tavapäraselt mu takistus, nimetame nii siis minu imede maailma, sellesse maailma, kus tõesti ma kogen elu, mis on minu unistuste elu, võib-olla minu kõrgem potentsiaal, et see kõrgem potentsiaal väga sageli mõeldakse võib-olla, kui kiiresti ma suutsin joosta selle, ma ei tea, 100 kilomeetrit või 142 kilomeetrit. Point pole selles. Point on ikkagi olemises ja potentsiaalis, milleks me tegelikult võimelised olema ja keda huvitab seda teeb, keda ei, see ei tee. Et mina olen alati olnud selline avastama see potentsiaal, selleks ma nagu siin olengi ja loogiline see on toonud igasuguseid asju välja ja vaadanud tõtta oma kõige sügavamate ebamugavustega. Kas kõigiga ma ei tea veel, mis elu mulle ette toob ja see on fine, aga mul on vähemalt teadmine, et kõik on hea. Ja nii ongi. No, kui sa oleks kõike juba näinud, siis sa enam ei elaks. Ehk et ma arvan, et me elame... Las uudisimu ka ja... Kui meil on midagi nagu õppida ja tulla ja meil tuleb asju, mis ei lähe nii, nagu me oleme tahtnud ja soovinud ja plaaninud, sellepärast, et me olemegi siin elus sellepärast, et midagi õppida. Ja kui me tagantjärgi vaatame oma erinevaid õppetunde või valusaid perioode elus, siis nad on väga tugevalt seotud õppetunnid ja valusad perioodid. Absoluutselt. Ja tänu sellele hoopis teises kohas, nii et kui sa elad täna ja hingad, siis tähendab, sul on vajadus veel siin olla. Et lõpuks on kõik hästi, aga kui veel ei ole hästi, siis ju siis ei ole lõpp. Ja võib-olla seda head pilti vaadata nagu ka selle koha pealt, et see on selline oma negatiivsuse transformeerimine. Me väga sageli ütleme, et see negatiivsus on kuskil kellegist seal, näitame näpuga, seal on negatiivsus, aga mida me nagu ei teadvusta on, et see tunne on ju meie enda sees, et keegi ei saa sulle seda tunnet panna, see on sinu sees. See loogiliselt ei õigusta ühegi inimese tegu, ma ei ole seda meelt kunagi nagu olnud, et me peaksime mingi ütlema, et kõik need teod on õigustatavad ja nii edasi, aga ma arvan, et rahu tuleb enda sees nagu nii-öelda leida ja transformeerida enda negatiivsust, et kui sa näed toksilisust või sa näed, kuidas ma ütlen, kiusu, siis see tegelikult on muutuse koht enda sees, et mida iganes see enda sees. Mõnikord ma olen nii alla surunud ennast, võib-olla see on see koht. Võib-olla mõni inimene tulebki mulle näitama, et kui väärtusetuna me ennast näeme ja mõtleme ja tunneme. Et aitäh, et sa nagu tõid ja ma sain selle tõttu nagu märgata, kui väärtuslik ma päriselt olen endas vastu võtta seda. Et sa saadki aru, et kõik on sinu jaoks.
et mul oleks hea meel, kui me nagu jõuaksime kuidagi oma ühiskonnaga päriselt järjest enam nagu nende selle päris loojate nagu kohta, on ju. Et kõik vägevad nagu loojad koos loovad päriselt ilusat elu ja ma usun, et üks ühel päeval see kindlasti on võimalik. Mingid targad ja antropoloogid, kes on ka natuke sellise spirituaalse teadmisega ja teaduse kõrvale vaatavad ka seda, mis teadus ei suuda põhjendada, ütlevad, et see umbes 100 000 aasta pärast juhtub niimoodi inimkonnas. Vau. Meil on siis veel kehastumise külla. Natukene on veel aega. Aga siis teeme selle kogemuse parimaks. Teeme selle kogemuse parimaks, aga see ongi, me teeme seda kogemust parimaks sellepärast, et siis siit jälle me saame edasi anda, jälle meid kuulab mingisugune hulk inimesi, kes natukene mingisugune mõte võib-olla aitab tal jälle olla natukene parem inimene, on ju. Ja tänu temale saab keegi teine olla jälle natukene parem inimene, on ju. Ja jälle see parem ei ole see, et kuidagi mingi mõõdupuu sellele, aga et nagu inimlikke voorusi arendada veelgi rohkem. Ja niimoodi me kogu aeg niimoodi tasapisi nagu liigume selles suunas sinna 100 000 aasta suunas. Huvitav oleks tagasi tulla siis. Muidugi, ja võib-olla see negatiivsus, mida ma nagu ennem ka nimetasin, et see parim ja hea inimene on tavaliselt alati selline võib-olla moraalitsemise küsimus, on ju. Aga mida ma pean negatiivsuse all silmas, on hirm, süü, häbi, ebapiisavus, kõik need lood. Et seda ma pean transformatsiooniks enda sees, et need tunded ja need asjad, et need on need kohad, kus sa saad aru, et see ei ole tõde, vaata, on ju, ja sa võtad vastu nagu nii-öelda täistõe, on ju, et sa oled piisav, sa oled terviklik ja kõik nii edasi, et võib-olla see on see täpsustus, mida ma pean selle negatiivsuse all silmas, sest et kõik need kogemused ju toovad meis välja jälle kas häbitunde, näiteks plaanid ei õnnestunud, mis tuleb välja, süü, häbi, on ju, väga hea transformatsiooni kohta, on ju. Või viha, jah, mõnel on viha võib-olla üldse. Ja, mul on viha, mul tuleb viha jäst, et minu viha kaitseb seda abitust ja seda, ma tean, kus see tuleb mulle sellest loost, on ju. Ja me ei saa seda lõpuni tervendada, et kus me iganes teame, et see tuleb minevikust, aga me saame nagu rahuneda. Me rahuneme lihtsalt oluliselt kiiremini maha. Siis ma saan aru, et okei, see on see seos. Ma toon ühe näite. Praegu enne salvestama hakkamist käisime koeraga jalutamas abikaasaga ja siis ta hakkas rääkima mulle, et kuule, et sa peaks hakkama natuke varem magama minema. See kuidagi südaöösel nagu ei ole kõige parem nagu, et siis oleksid produktiivsem. Mis sa arvad, et mis mu reaktsioon oli? Mis asja? Ei, mina tean ise, mis kell ma magama lähen ja kuidas ma lähen ja mul ei ole enne und ja üleeile proovisin kell 10 minna voodisse ja ikka 12-ni vähkasin ja kõik see jutt, on ju. Ja siis niimoodi natuke siis tulime koju niimoodi, üks istus 5 minutit ühes nurgas ja teine teises nurgas, on ju. Aga ma sain aru selle 5 minutiga, ma ei pidanud seal mitu päeva nädalat vaikuse seina taga olema, on ju, et ma saan aru, et okei, see on nüüd see, mis minus nagu reageeris, oli see, et mulle ei meeldi, kui keegi ütleb mulle ette, mismoodi ma pean asju tegema, on ju. Ja ma saan aru, et kust see mul tuleb, kui mulle öeldi nagu ette asjad, mismoodi ma pean tegema, on ju. Ja siis ma ütlesin talle, et tead, kuule, see tuli mul sellest, et anna andeks, on ju, et ma reageerisin niimoodi selle oma väljaütlemisega kohe niimoodi kaitsvalt, on ju. Et ma ei taha, et keegi nagu korraldaks minu eest minu elu, et see jätab mulle mulje kuskil sügaval tasandil, sellel avatud lapse tasandil, et ma ei ole nagu oluline või minu arvamused või minu elu ei ole nagu oluline. Siis ta tõi teise nurga, aga vaata korra seda nagu teistpidi, et see, et ma sellele tähelepanu pöörasin, et see võib olla just hoolivuse aspekt selles osas, et ma märkan, et see võib-olla ei ole hommikul kõige värskem, kui sa lähed hilja magama, on ju, et mis siis, et sa magad oma 8 tundi täis, on ju. Et sa oled produktiivsem, kui sa lähed varem magama, ärka parem, on ju. Või produktiivsem või ma ei tea, kuidagi energiat on sul rohkem või mis iganes. Et see on hoolivuse märk minu meelest, on ju. Et see sama asi, kui erinevat moodi saab vaadata, aga minus käivitus see vana trauma, mille pealt kohe tekkis see, et minul on oma plaan, mina õhtul vaatan oma, ma ei tea, sarja või loen või mida iganes, on ju, minul on oma plaan ja sina tuled minu plaani siin rikkuma. Aga temal oli ka oma plaan just nagu heas kavatsusest. Mina võtsin tema plaani kui nagu rünnakut minu oma iseseisvusele. Ja ma arvan, et see on hea koht, kus sa tõid, et me tunneme teiste, kuidas ma ütlen siis, isegi väga häid mõtteid rünnakune iseenda nagu nii-öelda iseseisvusele.
et see on nagu ka üks valus koht, kus olla, et tegelikult su iseseisvust ei takista ega ei saa ära võtta mitte keegi. Ja mulle meeldib jällegi, nagu need on alati ka minu jaoks sellised samad kohad, kus ma teen ka seda mõttetasandi tööd või uskumuse tasandi tööd ja ma ikkagi kuidagi pärast jalutan natuke ringi ja mõtlen nagu selle peale, et tegelikult nagu nii-öelda ma teen seda, mis mulle meeldib. Ja ma tean, et ma teen endale alati parimaid nagu nii-öelda valikuid ja mul ei ole nagu midagi muretseda ega karta vaata, et kui ma olen nagu selles kohas, et ma pean rohkem puhkama, siis ma lähen nii varem magama. Ma usaldan nagu seda kohta ka, et eks need väiksed ütled on nagu ka natuke kontrollimehhanismid, mis tulevad jälle kuskil tak. Kas ta tuleb siit või väliselt, vahet ei ole väga. Ja, kuule, väga tore arvatel on olnud, et nii, et organisatsioonid ja plaanid ja kõik need on väga tugevalt seotud ju eesmärgid ja aga mulle kuidagi tundub siin täna nagu arutades, et see tähendus, mida me anname siis nende plaanide mitterealiseerumisele, sellel on nagu küsimus ja see tähendust me anname ise ja sellest lähtuvalt ka see reaktsioon, viha või rahu või ärritus või süü on ka meie enda tehtud, on ju. Ja selle teema kuidagi peale mõeldes, see sõna illusioon on, mida tihti nagu vaimses spirituaalsed ringid nagu kasutavad, on ju, et mis minu jaoks on pikka aega oli nagu kuidagi, ma ei saanud aru, mis seda nagu tähendab. Ehk et selle teema raames ka see nagu illusioon saab jälle nagu kuidagi paremad tõlgendused, ongi illusioon sellest, et ma tean, kuidas asjad peaksid käima või illusioon sellest, et ma juhin üldse midagi või et illusioon, et ma suudan mingit oma kontrolliga mingit turvatunnet luua või et need illusioonid nagu lagunevad ja need illusioonid muutuvadki nähtavaks, et nad on illusioonid või minu enda poolt loodud mingisugune nägemus asjadest, mingi antud tähendus. Ja ma saan lihtsalt teistsuguse valiku selle asemel teha. Äkki see illusioon ei ole midagi pühalikku, suurt ja vaimset, vaid see lihtsalt taipamine sellest, et asjad võivad olla teistsugused, kui minu peas nad on. Ja võib-olla ma siia täienduseks toon seda, et kui ka eilne olukord meil näiteks sinu podcastiga oli ja kuna ei olnud ei mul, ei sul ühtegi nagu survet, mis juhtus, meil tegelikult toimus podcast anyways. Me mõtlesime, et me ei saa täna üldse teha, alguses võib-olla olid mingisugused asjad. Tegelikult toimus podcast oli sellepärast, et ma arvan, et kuskil sisemuses me ikkagi usume ja teame, et see toimub ja on, et ilma nagu ühegi ei tundnud ei mina süüme piinu ja ma teadsin, ma saan lahkelt sinu poole pöörduda, et kuidagi koos me midagi leiutame välja, ma olin valmis kõigeks. Ma olin valmis, et sa ütled mulle, et ei, et see on ainukene võimalus, ma olin valmis selleks, et see muutub, ja kui sul ei ole nagu, kuidas ma ütlen, outcome'ile nagu mitte ühtegi ootust, siis naljakal kombel see põhiplaan ka õnnestub. Jah. Et jah, siin kuulajatele, kes ei tea, siis meil oli plaan salvestada täna stuudios, stuudioaeg oli kokku lepitud, külalisega oli kokku lepitud, kõik oli kokku lepitud, aga siis tulid asjad teistsugused, kus oli veel rohkem inimesi kaasatud, mida ei saa nii lihtsalt muuta, on ju. Ja siis tuli hakata plaane muutma, on ju. Ja ma arvan, et võib-olla just sellepärast oli meil vaja seda teemat, et sina kuulaksid just selle teema meie mõtteid, mida me jagasime. Võib-olla see, kui me järgmine külalisega stuudios kohtume, võib-olla just need teemad on üleval tema elus tollel hetkel, mida me siis peame arutama koos. Ehk et ja me ei saa kunagi teada seda, et mille jaoks see oli hea. Me võime mõelda siin mõttetasandil, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, on mingisugune see kolmandal tasandil nagu suurem universaalsem jõud, mis lihtsalt peab niimoodi juhtima asju, et me just täna rääkisime nendest asjadest ja sinu kallis kuulaja just see mõte pidi jõudma või meile üksteisele pidi just üks või teine mõte jõudma. Nii et me ei pea kõiki asju mõistma ja plaanima ja võtame elu ja iseennast oluliselt kergemalt ja vähem tõsisemalt. Ja ma arvan, et ma lõpetaks selle lause, nagu sina armastad öelda, ju see oli millekski hea. Jah, kõik on millekski hea. Ja hea. Jah. Või halb. Ja. Ei, aga hea on hea point. Ei, kui sa ise ütled, et see on millekski hea, siis ta ei saa mitte midagi muud olla päeva lõpuks, kui millekski hea. Nii täna oli. Aitäh, et sa olid meiega. Aitäh. Tšau. Tšau.